Tere tulemast minu kööki, hea köögisõber. Mina olen Arvo Kassin. Hakkan täna valmistama maitsvat ja huvitavat toitu. Täna tahan ma teha pidusaia, mille sisse on pandud nagu lemmikasjad, nagu rosinad ja siis kaneeli maitsestan ja kardemoniga. Taigna jaoks ma võtsin pärmi 25 grammi, käesooja piima, kraadikras on sees, näitab 32 kraadi, on võetud 2,5 detsiliitrit. On võetud piima, soola 1 teelusügatäis, suhkrut 1 detsiliiter, kardemoni jahvatatud on võetud 2 teelusügatäit, nisujahu on 600 grammi ja võid toasooja on 100 grammi. Täidise jaoks võtsin ma 100 grammi võid, siis 3 supilusketäit suhkrut, kaneeli 2 teelusketäit ja rosinaid 1 detsiliiter. Need ma leotan, kallan keeva vee peale, natuke aega liguneb, need kemikaalid, mis seal on, need kõik kaovad ära. Ja siis hakkame tegema. Siin ma hakkan tegema nüüd tainast. Ja selleks ma kõige enne võtan selle pärmi, panen siia sedunausse ja natukene suhkrut. Ja siis seda hõõrunda vedelaks. Ja siis ma panen juurde ülejäänud suhkru, toasooja piima, kardemoni ja poole jahust ja jätan ta soolesse kohta kerkima. Pärm hakkab siis elama, tekib selline mullitamine järgselt. Hakkab kerkima see taina. Ongi ta juba vedel mul. Hõõrusin ta laiali suhkruga. Siia võis nüüd panna piima peale ja ülejäänud suhkru ka, seda on kõik ära. See võid kardemoni sisse panna ja ülejäänud suhkru. Ja natukene panen jahu, poole jahu kogus ja siis katan seda kilega kinni, panen soojesse kohta. Laseme ta värgata. Jahu nagu ikka õhustame läbi sõela. Rusikaga ei olegi nii hea segada. Käsi vispelme selleks.
Nii. On selline koogitaina taoline koostis. Võib natuke veel juurde panna. Ega see halba ei tee, kui natukene paneb juurde veel. Aga üldiselt ei pane rohkem. Ja nüüd jätame selle pooleks tunniks vähemalt. Ta hakkab kohe näitama märke, et pärm on ärganud ja nii. Pärast me paneme võitükikesed siia ja ülejäänud jahu sisse. Nii. Nüüd on sellest kausist siin soojas vannis on mul seisnud see tainas pool tundi ja nüüd ma näen, et tainas on juba kergelt elu sees, et pärm tegutseb, mingit kahtlust ei ole. Ja nüüd ma võtan selle taina sisse, panen ülejäänud jahu vähehaaval ja sötkun selle samuti siia võib selle või tükeldada sisse. Ta on toasoe või pehme tükkidena. Ja nüüd ma sötkun üritan selle taibna sötkuda ühesuguseks, ühtlaseks. Tainas on soe selline meeldiv. Ja ma sötkun siis teda nii kaua, et ta kausi küljest siin lahti lööb. See umbes 10 minutit. Nii, selle ülejäänud selle ka. Ja siis ma katan ta rätikuga ja siis ma lasen tal uuesti kerkida. Tund aega kindlasti. Nii. Nii ma olen nüüd 10 minutit teda rusikaga tagunud ja haiget teinud. Nüüd ta on kausi küljest lahti, sõrmede külge ei hakka enam. Ja nüüd ma panen ta selle sama kausiga, panen see veevanni jälle ujuma. Katan kilega, siis rätikuga pealt. Ja siis tainas iseenesest on selline raske võitu, ta ei ole nii väga selline kerge ei ole. Aga nüüd vaatame, mis tast tuleb. Võib-olla tuleks panna natukene talle vedelikku juurde, kas piima või ja uuesti üle sõtkuda, et oleks natukene. Panin talle natukene sooja vett juurde ja segasin ära ja nüüd ta on natukene nii-öelda saiataigna moodi. Enne ta läks väga raskeks. Nüüd ta rebeneb, kui ma tõmban. Aga kui ta nüüd seisab tund aega ära, siis ta enam ei rebene, siis ta muutub selline elastseks. Ja nüüd on see kalapakk olemas. Me võime ta panna nüüd kile sisse ja kilega soojasse kohta. Ja võime panna selle sama kausiga. Midagi ei juhtu, kui ma selle sama kausiga. See võib natuke jahu peale siputada. Aga ma paneme rätiku, kile panen peale rätiku ja paneme siia kaussi, sooja kaussi. Ja las ta siin seisab. Vesi on soe. Soojas keskkonnas katame rätikuga kinni. Nii, nüüd on tainas olnud veevannis tund aega. Võtan rätikut pealt
ja vaatan, mis tal siin on siis. No näed, siin ta mul on päris. Kile oli ka peal. No näed. Ta on 2 korda julgelt kerkinud, kui mitte 3 isegi. Nii, ja nüüd ma pean kuidagi saama siit kausist välja. Kausist välja ja lauale. Või natuke lauda kuivemaks. Ja selleks, et teda kätte saada, siis ma võin natukene käsi teha kokku. Kas õliga või jahuga. Antud juhul ma võin siputada lauale natuke jahu ja kätedele ka. Teeme kokku natuke jahuga. Ja nüüd ma võtan selle siit natukene nagu tagasi selliste jahuste kätega ja saan teda kausist kätte. Soe, hea, pehme. Näete, nüüd ma võin teda tirida, ta eriti ei rebi, ta on pehme. Väga meeldib. Nii, ja nüüd ma pean selle siia, ma võin teda natukene siin märtsida teda, ega see midagi enam ei anna. Aga põhimõtteliselt ma pean ta rullima lahti. Ristpüliku kujuliseks. Need teised asjad, et ma siin midagi pahandust ei tee, siis ma kukun teda nüüd rollima. Keskelt ühele poole, keskelt teisele poole. Ja niimoodi ma saan ta õhukseks. Seda võib vahepeal ka ringi keerata. Natukene jahu võib siputada ka siia lauale. Võib ka siia isegi peale natukene panna. Hästi vähe. Siis on seda kergem nagu rullida. Võime seda jälle ringi keerata. Nii märg natuke laud. Umbes sentimeetri paksuseks. Noh, tambus on ka nii. Ja nüüd oleks mul vaja selle võiga määrida aluspind ära. Eks see või natukene hangub siin peal. Natukene pakseneb see nii, kui ma teen. Aga ta on soe mikroraanis sulastatud või. Noh, võid on natuke palju selle taigna jaoks. Mul jääb üle. Ei taha väga uputada ka. Nüüd ette nähtud on see või 100 grammi, aga kus ma ta panen? Ei tea, kui mis teha. Pärast uputab kõik kohad täis. Läheb teiseks korraks. Nii. Siin tuleb kõiksugu abivahendid käiku võtta ja selleks, et keerata ja nii. Siin võib nagu enam-vähem ühte mõõtu ka. Ja muidugi nüüd on vaja peale panna see suhkur ja kaneel ja ma panen ta siia kausi sisse, ma segan ta segamini. Et siis nagu on
on nagu kergem teda võib-olla jaotada laiali. Siis nüüd on mul kaneelisuhkur, pruunsuhkur. Poes mul müüakse ka pruunisuhkrut, aga mul on ka, seal vaevalt kaneeli maitset on. Väga ilus on. Nii. Ja nüüd ma üritan siia siputada siia võrdlemisi igale poole, nii palju kui õnnestub. Muidu võiks läbi sõela lasta ka. Aga sõelaga on ka jälle siuke asi, et käsi ei värise ja siis kuskile, kui äkki hakkab värisema, siis vast liiga palju jälle mõnes kohta. No, paneme vekslikihi ära siis. Siis eks siis näeb, kus vähe on. Ja kui öeldakse, prokurör annab lisa. Nii. Noh, ja ongi. Eks see põhimõte ole sama, mis kaneelisaiu teha. Aga siis me nagu kaneelisaiad eraldi, aga siin on meil nagu ühes tükid. Ja nüüd ma siputan need rosinad ka siia peale. Et mis sai see ilma rosinata on. Ja kui pidupäeval ei saa rosinat, siis millal siis saab? Rosinate pärast tehaksegi saia. Ja kui need ikka natukene on, siis ikka tunned, et need on mul kuum vesi peale kallatud. Ja see keemia, mis siin oli rosinate peal, see kuuma veega nagu lahustus ja selle ma kallasin ära sõelale. Ja nüüd on ta peaks olema inimesele vähem ohutu. Muidu seal lõunamaal töödeldakse neid, kes teab millega. Nii, nüüd on see olemas. Nüüd on vaja mul kokku keerata, rulli. Rulli kokku keerata. Ja ma rulli keeran ilmselt kokku oma abivahendiga. Muidu rullist viiti igasuguste kiredega ja rätikutega. Aga siin ma hakkan keerama oma lemmiktööristaga, ehitustööristaga. Ja nüüd ma siin tõstan korda mööda. Ja hakkabki minema. Kus ta pääseb? Nüüd siin vasakul pool oli laug natuke niiske. Siit ta hakkas kohe külge. Siin on jahu ka peal ja aga kui labidaks need lükkab, siis ei ole tal pääsu. Nii. Noh, vorst on olemas. Siit on küll natukene peenem. Aga noh, eks see keskele paneme siis suuremad ja servadesse väiksemad. Ja nüüd oleks vaja mul siis jagada see tükkideks. Kes ütleb 3 sentimeetrised tükid, mina tahaks teha sellest 12 tükki. Ja ma ilmselt teen selle, võib isegi sentimeetriga mõõta, kelle silma mõõtu ei ole. Näiteks ma mõõdan siit ära 50 sentimeetrit, 55. Noh, pooleks 25, 27 senti. Siin peaks siis pooleks minema. Maaga peaks tegelikult lõikama, aga mul millegi pärast see ehikas. Terav nuga peaks olema. Ja ega see, no tuli. Nuga see muidugi lõikab seda lauda ka. Et see labidaga on nagu parem. Nii, ja nüüd kui 12 tükki tahaks saada, siis selle peaks 3 saama. 3. Ja see ka 3. Nii. Ja siis omakorda veel. Ja siis tulebki vist peaaegu 3 sentimeetrit.
nii, ja kui on mõned on väga suured, siis paneme suured. Nüüd ma võtsin selle vormi 26 vormi. Panin paberi sisse, igaks juhuks määrisin võiga põhjast, et ta väga külge ei hakka. Ja nüüd peaks panema siis kõige kõrgemad võib-olla keskele. Kas hakkame servast pihta või hakkame vist ikka servast pihta. Siis on äkki lihtsam. Ja paneme nad siis püsti kõik siia. Teeme ühe ringi, retseptis kirjutab küll, et mingi vahedega tuleb jätta. Aga kust mina tean, kui suured need vahed peavad olema. Võib-olla jääbki ainult. Kas siin ma tundub, et ma peangi vahed sisse jätma. Nii. Eks ma pean nad võrdselt ära jagama nüüd. Nihutame neid kuskile keskele poole võrdle. Üks tuleb veel ära paigutada kuhugi. Nihutame siia. Nii ta on nüüd. Võt. Ja nüüd ma panen ta siia sooja vanni peale. Katan ta kinni ja lasen tal kerkida. Panen ahju ka soojaks. Ahi soojeneb 15 minutit, kuskil 10-15. Ja nii kaua ta on sooja vanni peal. Ja siis on mul muna. Ja selle munaga ma määrin pealt ära. Ja panen ahju. 190 kraadi juurde ja kuskil 30 minutit juurde, 25-30 minutit. Nii, nüüd on ta 15 minutit siin mul sooja vanni peal olnud. Midagi ta on juba paisunud, kõrgust ei ole nii palju, aga laiust on võtnud juba juurde. Ja nüüd ma üritan ta lahti löödud munaga pealt siis määrida. Ja siis ta läheb 190 kraadi juurde. Ahju, ma ei tahaks teda 200 peale panna. Ma kardan, et mu ahi on liiga hea ja siis ta kõrvetab äkki ära. Ta oleks võinud rohkem kerkida, eks mu see ruum ei ole nii soe ja see keskkond ei ole nii soe, siis ilmselt sellepärast. Tundub ka veel, et täna ei ole nagu kerkimise päev. Mõnel päeval on nii ilusti kerkib. Täna ta kuidagi nagu raskelt kerkis. Või iga tainas ei kerki nii hästi, võib-olla taina püübist. Mulle tundus, et ta nagu oli natukene raske võitu see tainas. Tundus, ma panin talle vett juurde, sooja vett. Nii, saabki talle ilusat päevitud pale. Siis on sellest tuleb ilus värv talle. Nii ja muidugi võib siis panna ka ette nähtud ei ole, aga seesamiseemneid. Seda võib ka panna natukene kaunistuseks. Need ei lähe teatavasti pruuniks, kui ise sai läheb pruuniks, siis see jääb natukene heledamaks. Võib-olla mingit maitset kannab. Jahi on nüüd soe, nii palju paneb ahju. Siin ei ole oodata midagi.
tuleb lihtsalt nii tihedalt teha, et hakkab välimus tulema, oskused. Ausalt öeldes minul on see esimene selline pidusai. Aga eks tasapisi õpime. Võtsin ahjust välja oma pidusõppeva saia. Oli 190 kraadi juures, oli 30 minutit, võiks olla 25. Järgmine kord teeme niimoodi. Lumi tuli maha, talv tuli kätte ja nüüd läks kohe heledaks. Jäädisu. Jälle jäi 3 viimast tükki, aga ühe ma jõudsin ära süüa, nii hea oli, pehme, kohev. Et siin jäi nii palju järgi hommikuks.